Tere tulemast, väega eestlane, siia teadvuse avardamise minutitesse. Täna tahan mina rääkida teemal, mis on vägivald. Kust see sünnib, miks see siin maailmas üldse on ja kuidas siis seda vähendada? Sest tegelikult me näeme seda väga palju eelkõige enda ümber ja on ka väga palju küsimusi kindlasti teie ja kõikide inimeste hingedes, et miks see toimub, miks on meie ümber nii palju vägivalda. Ja siin ma tahaksingi seda teemat siis lahata, et mis see vägivald on, et natuke paremini mõista, mis asi see on. Ehk siis kõik, mida me mõistame, me tegelikult suudame ka mõtestada ja kui me suudame seda mõtestada, siis suudame me seda ka oma ühiskonnast välja süüa või teha siis vastavaid valikuid selle jaoks, et vägivalda siin ühiskonnas oleks vähem. Sest kõik hirmsasti seda rahukest tahavad, on ju. Siis tuleb ikkagi astuda ka vastavaid samme selle jaoks, et rahuni jõuda. Ja nagu ikka teadvuse avardamise minutites, ma alati otsin välja nii palju selliseid ametlikke definitsioone vastava siis teema kohta, millest ma räägin. Ja täna ma siis leidsin Eesti Keele Instituudi kodulehelt sellise definitsiooni, et vägivald on siis kedagi või midagi kahjustava jõu või mõju kasutamine. Võõrsõnade leksikonist tuli välja sõna terror ehk vägivald on siis vastase füüsilise hävitamiseni viiv või minev survevahendite tarvitamine võimu taotlemiseks või selle säilitamiseks. Maailma Terviseorganisatsioon on siis defineerinud, et vägivald on tahtlik füüsilise jõu või võimu kasutamine, kas siis iseenda, teise isiku, grupi, kogukonna vastu, mille tulemusena tekitatakse või mis suure tõenäosusega tekitab siis vigastuse, surma, psühholoogilise kahju või taandarengu. Vägivallaks loetakse ka jõu kasutamisega ähvardamist. Nii, siin oli nendest definitsioonides hästi palju see füüsiline tasand, eks ole, et kui keegi sulle nagu rusikaga näkku paneb enam-vähem, on ju, või sind kuidagi maha surub või ma ei tea, lastele vitsa annab või mis siin on sellised vormid, mis kohe tulevad või tutistatakse või mis vanasti oli hästi moes. Et see on kõik siis selline vägivald, eks ole. Et seda tunnevad kõik ja sellest on kõige rohkem ka räägitud. Aga see on ainult üks väike osa sellest, mis asi vägivald siis on või mis on see tervikvaade siis vägivallale. Aga selle kohta ma väga palju ei leidnudki definitsioone tegelikult nagu ametlikke siis eesti keele õigekeelsussõnastikust või. Aga kus ma leidsin, on selline veebilehekülg nagu kriminaalpoliitika.ee ja seal on selline alapealkiri nagu vägivalla liigid paarissuhetes. Ja seal oli nüüd terviklikum. See definitsioon palju paremini näitab siis tervikpilti vägivallast või selle ulatusest siis. Ja vägivalda on siis füüsilist, on emotsionaalne, see psühholoogiline ja vaimne, üks ja seesama siis emotsionaalne, vaimne ja psühholoogiline. Siis on seksuaalne ja majanduslik. Et 4 sellist põhivormi, mida siis väidetavalt siis paarissuhetes kasutatakse meeste ja naiste vahel. Mina tõmbaks selle asja ikkagi laiemaks selles mõttes, et ega see, mis toimub meie kodudes, toimub ju ka meie ümber. Selline väljend on, et laps on kodupeegel. Mina ütlen nii, et tänaval ringi kõndivad inimesed on kodude peeglid. Ehk siis see, mis toimub meil kodudes, toimub meil ka ikkagi väljaspool kodusid. Et see ikka ei ole nii, et ainult kodus see toimub, vaid kui seda juba kodus tehakse, siis rakendatakse seda ka kõikides teistes suhetes. Vähemalt minu vaatlused on sellise järelduseni lubanud mul jõuda. Aga ma teeks lahti selle emotsionaalse vägivalla definitsiooni, mis on siis verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikuse tunnet. Ülioluline koht on selle eneseväärikusel, mis see üldse on, eks ole.
Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Antud vägivalla liik on kõige levinum ning tavaliselt esineb see koos füüsilise, seksuaalse ja või majandusliku vägivallaga. See võib esineda ka peenkoelise ja oskusliku manipuleerimisena. See on ikka kõrgem pilotaaž juba vägivallast, eks ole. Et me oleme justkui ühiskonnana siis et nagu näiliselt justkui paistaks, et me ei ole vägivaldsed, siis me peidame selle sellise manipulatsiooni all ära. Ja selle lehe peal siis oli ka selline statistika, et naised siis üldiselt kasutavad vaimset vägivalda rohkem ja mehed füüsilist vägivalda. Ma ei tea, kui paika see peab, aga seal oli niimoodi kirjutatud ja siin lihtsalt mõtte põrgatamise mõttes jagan seda. Ja vaata see lause just, et see on nagu kõige levinum vägivalla liik ja tegelikult selle kohta väga palju ei olegi infot või sellest väga palju ei räägita, üldse vägivallast väga palju ei räägita. Välja arvatud siis uudistes, kui jälle midagi on kuskil juhtunud või kedagi hoitakse kuskil pantvangis või kuskil on jälle mingi sõda, et siis räägitakse vägivallast. Aga üldse, mis asi see on ja kus kohas see üldse alguse saab? Sest vägivald ju sünnitab vägivalda. Tahaks hirmsasti jõuda sinna juurpõhjuseni välja. Ja ma peatusin keset seda definitsiooni, selles kohas nagu eneseväärikuse tunne. Et see on kindlasti üks suur osa sellest, miks vägivald siin maailmas on. Et inimesed ei väärtusta iseennast ja seetõttu, et nad iseennast siis ei väärtusta, peegeldub see ka neist siis välja, ehk siis nad ei oska ka teisi inimesi väärtustada. Ja niimoodi see siis käib, on ju. Ja eelmisel nädalal ma rääkisin sellist asjast nagu kontroll. Ja et see on vaba tahte vastane tegu, kus me siis proovime teist inimest kontrollida, oma tahtele alluma, eks ole, et sa teed nii, nagu mina ütlen, on ju. Ja tegelikult, et see ongi vägivald ja see on ka suur vägivalla juurpõhjustest jälle. Enese mitte väärtustamine, see tähendab siis ka seda, et meil enesekontrolli pole ka mitte mingisugust, sest kui ma ennast ei väärtusta, siis ma absoluutselt ei kontrolli ennast ja kõige lihtsam on ikkagi siis ju kontrollida teisi ja suunata kogu oma tähelepanu siis teiste inimeste peale. Ja universumi kõige kõrgem seadus on vaba tahe. Me kõik sünnime siia vaba tahtega. Ja seetõttu siis igasugune selline sunniviisiline käitumine teise inimese või olendi suunas ongi juba vägivald. Et ainukene kontroll siis saab olla meil enesekontroll. Kui sind see info rohkem huvitab, siis vaata siin tagasi eelmise nädala teadvuse avardamise minutite episoodi, seal ma räägin natukene laiemalt siis kontrollist. Ja sellest, mis on päris kontroll, ehk siis juba siit kajas läbi, et see enesekontroll. Ja tegelikult oma olemuses me kõik tahame samu asju. Me tahame olla kuuldud, me tahame olla nähtud, me tahame olla austatud ja armastatud ja aktsepteeritud siis sellisena, nagu me oleme. Ja see samamoodi hakkab siis pihta meie enda seest. Et meie ise austaksime ennast, aktsepteeriksime ennast, armastaksime ennast täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja kuulaksime iseennast. Sest see kõige esimene vägivald tegelikult hakkab meil iseenda vastu. Ja nagu ikka, ei saa me lapsepõlvest mööda. Ikka lähme otsaga sinna tagasi, et tihtipeale hakkab see pihta juba sealt lapsepõlvest. Mul praegu, kui ma siin nüüd mõtlen selle peale, siis mina mäletan, vanasti tuli taldrik tühjaks süüa. Alati lõpuni tuli süüa. Aga tegelikult mul oli ammu kõht täis juba, ma ei taha, ikka pidid lõpuni sööma. See on vägivald. Lapse sundimine. Et ta sööks kõik lõpuni ka siis, kui tegelikult ta ise tunnetab, et tal ei ole tegelikult rohkem süüa vaja.
et me lähme tema, ta ütleb meile, et ta ei soovi rohkem ja meie ütleme, et ei söö ikka, tuleb lõpuni süüa. Et see on üks vorm, mida ma ise tuleb kohe meelde selline ja üldse laste puhul hästi palju tegelikult me väljendame seda ja see tuleb ju sellest, et ka üks eelnev video, mis me tegime, et kes siin keda kasvatab üldse. Et meid on õpetatud uskuma, et meie täiskasvanud siin kasvatame lapsi hirmsasti, eks ole, sest ma tean rohkem ja mis kõik siin. Aga tegelikult ainuke võimalik variant lastega seoses on see, et me koos kasvame nendega. Niipea, kui keegi meist arvab, et sina kasvatad last, on see juba soov kontrollida endast nõrgemat ja väiksemat olendit, siis oma tahtele alluma. Sest sina ju tead ju paremini, mis on talle hea, eks ole. Selle asemel, et talt küsida vabad tahet austades, mida ta soovib ja kuidas ta soovib ja kas ta üldse soovib ja nii edasi. Et selline vägivald tegelikult hakkab pihta väga noorest east, kui lapsi ei kuulata, nende vabale tahtele minnakse vastu ja isegi nende arvamust mitte arvestamata tehakse, siis nende elukorraldust või nende elu puudutavaid otsuseid, siis neid täielikult mitte, me ei kaasa neid. Me jätame neid täiesti otsusest välja, sest mis nad ikka siin teavad, on ju. Vanasti oli veel siuke ütlus ka, et laps räägib siis, kui kana pissib. Ma tahaks näha seda inimest, kes selle lause välja mõtles nagu. Ta pidi ikka väga traumeeritud inimene olema, kui ta siukse lause peale tuli. No arvatavasti kasutas ta siis seda emotsionaalset, oli tema peal kasutatud emotsionaalset vägivald, et ta oli õppinud siis manipulatsiooniga saab ainult elus edasi, siis ta mõtles välja sellise lause, eks ole, et lapsi siis kontrollida emotsionaalselt, et ütleme, et nemad räägivad ainult siis, kui kanad pissivad ja kuna kanad ei pissigi, siis nad ei räägigi, on ju. Tegelikult lapsed on ühed targemad õpetajad siin maal üldse. Mina oma kogemusest saan küll seda öelda, et minu laps on üks suurem õpetaja mulle, sest tema näeb asju värske pilguga ja on avatud ja vaba mineviku kogemuste taagast valdavalt siis. Sest niipea, kui meil on mingid kogemused, eriti negatiivsed, siis meil on juba mingi kogemuslik filter ees, et kunagi juhtus nii, nüüd raudselt juhtub ka. Et me juba projitseerime selle mineviku olukorra sinna tulevikku, mis polegi veel juhtunud, aga äkki juhtub, sest kunagi juhtus ju. Et tegelikult juba moondunud ja sellega loomegi juba seda sama mustrit, on ju. Aga lastes on see avatus. Minust tea, vaatame, äkki läheb teistmoodi. Tavaliselt lähebki tegelikult. Sest kui sa juba oled midagi kogenud oma elus, siis tegelikult inimene ikkagi õpib oma vigadest. Ja kui sa õppisid oma vigadest, siis sa teedki ju järgmine kord paremini. On ju? Koolis ka ju. Saad 2, teed vigade paranduse, lähed uuesti, saad juba parema hinde, eks ole. Õppisid oma vigadest. Aga kui sa läheksid sinna peale vigade parandust seda uuesti seda tööd tegema ja mõtleksid, oi jumal, ma sain eelmine kord 2, äkki ma saan jälle. Kui sa juba niimoodi lähed, siis suure tõenäoliselt tulebki sul mingi täielik blokeering peale ja sa ei suuda enam üldse mitte midagi mõelda ja saadki 2 jälle. Et lapsed on siis vabad sellisest mineviku taagast, seetõttu näevad asju värskemalt ja avatumalt. Ja laste loomuses tegelikult seal ei ole vägivalda. Nad kontrollivad üldjoontes, nad kontrollivad tegelikult ainult iseennast. Nad vaatavad, mis nad teevad, kuidas nad teevad ja nad ei tule sinu juurde mingi, et sina nüüd tee niimoodi ja siis mina saan niimoodi teha. Et kui see just ei ole mingi mängu vormis. Aga tulles tagasi siis selle vägivalla juurde, et see sünnib siis sellest, et me tahame kontrollida midagi väljaspool ennast. Tahame säilitada mingisugust staatust, nagu siin oli, eks ole, või saavutada võimu. See on üks kõva tegelane seal vägivalla all tegelikult see võimu enda kätte
kättesaamine on ja jälle kellegi teise kontrollimine, kellegi teise üle võimu saavutamine. Et see on nüüd ka üks hästi suur poliitiline mäng, eks ole, et kes on parem ja kes siin peaks valitsema ja keda me siin kuulame, eks ole. Vanasti valiti ju ka võimukandjaid ja kuningaid justkui, eks ole, aga kuningad olid väga auväärt tegelased, sest iga nende otsus oli siis kaalutletud ja võttis arvesse siis kõikide huve ja heaolu siis. Ja mul tuligi meelde üks hästi ilus taoistide mõte, mis sobib siia, et tõeline juht esmalt kõnnib inimeste taga. Ehk siis käib inimeste järgi. Ta vaatab neid, ta õpib neid tundma ja siis alles saab ta käia nende ees. See on hästi ilus mõte. Mulle väga meeldib see mõte ja tegelikult ma usun, et kui kõik võimukandjad sellise mõtte järgi käiksid, ehk siis nad kuulaksid siis rahvast, kuulaksid lapsi ja vaataksid siis, mis neile päriselt vaja on, küsiksid nende käest seda, eks ole. Siis tegelikult need, kes siis lõpuks meie ees käivad, need kuningad või juhid seal ees otsas on, teeksid palju paremaid ja väekamaid valikuid meile kõigile, eelkõige iseendale ja muidugi ka meile kõigile. Et siis see tuleks sellisest puhtast kohast, mitte lihtsalt mingist vajadusest kontrollida või võimul olla, et näe, mina siin juhin, vaata mind, on ja. Tasi ei ole selles, kes seal ees on ja. Aga kuna meil siin maailmas on väga palju egomänge ja kes on parem mänge ja hästi palju vastandumist, et mina olen parem kui sina ja sina käib mingisugune tsirkus siin selles osas. Et kes on parem, kes on halvem, kes on võimekam, kes on vähem võimekam. Ja siis ongi selline tohutu vastandumine. Üks proovib teisest üle sõita, teine proovib kolmandast üle sõita. Ja meie lapsed kõik ju näevad seda. On ju? Ja kui meie lapsed seda näevad, siis me näeme ju seda ka lasteaedades, me näeme seda koolides, on kiusamised, tegelikult see on kõik meie enda kodudest tulnud. Seega vägivald lõpeb ära siis, kui meie kodudes ja ma mõtlen siis meie selles esmases kodus, meie hingekodus, meie kehas, meie sees toimuvad austavad valikud iseenda suhtes. Selle osas, et mida ma siin üldse teen, kas ma käitun iseennast austavalt või ma surun ennast kuskile kasti kogu aeg, mingi kellegi normidesse, surun oma näiteks mul kõht tühja, mul vaja see töö lõpuni teha, aga ma surun alla seda tunnet, sest kellelgi teisel on minult midagi vaja. Et see sisemine kompass või sisemine regulatsioon on hästi oluline ja enese väärtustamine on hästi oluline. Sest inimene, kes ennast väärtustab ja iseennast austab, väärtustab ja austab ka teist inimest. Väärtustab ja austab tegelikult kõike elavat. Et ta saab aru, et igalt ühelt on midagi õppida. Igaüks on kuidagi väärtuslik siin maal. Ja ainukene, keda saab kontrollida, oled sa ise, kui sa üldse tahad kedagi kontrollida. Siis tuleb vaadata, mis toimub meie peades, mis siin käib, kas meil käib siin ainult mingi negatiivne sisekõne, mis teeb meid maha, iseennast maha ja kritiseerib kogu aeg kõike, on ju. Põrgatasin neid mõtteid enne seda videot siin veel ja kuidagi tuli siuke vahva koht, et vägivald nagu viib meid tagasi sinna koopa inimest aegu. Võtsi see kaigas selga ja mindi. Löödi kuskil mingi loom maha, loistati ta koopasse või siis, ma ei tea, mees tahtis naist, võttis tal juustest kinni, sikutas ta koopasse. Et me läheme nagu ajas tagasi.
selles mõttes, et kui meie maailmas on väga palju vägivalda, siis me läheme sinna koopa inimeste aega tagasi ja käibki mingisugune peksmine, ärapanemine kogu aeg, eks ole, sest mõistust pole. Ma tahaks uskuda, ma nagu näen inimesi, et on seda mõistust ja justkui nagu on arengut ja haridust ja haritust ja kõik see, mis evolutsioonilises mõttes toetab seda, et inimene ikkagi järjest enam ja enam näeks seda ühisosa, mida me kõik siin jagame ja näeks iga olendi väärtust ja kogu selle elu väärtust tegelikult. Aga kuidagi mingis osas on ikkagi nagu nii koopa inimese ajas. Et lähme aga anname tappa ja siis on hästi, on ju. Noh, või lähe, mul on sulle midagi, mida ma tahan, et ma tulen, võtan ära sult selle, on ju, või ma kuidagi tunnen, et ma tegelikult ma ei väärtusta ennast ja siis ma tulen, sõidan sinust üle ja siis ma olen nagu tegija, vaata, ma olen vähemalt sellest vennast olen nagu kõvem, tõestasin ennast, on ju. Et see võib-olla on ka seotud natuke selle võistlema suunatud ühiskonna tõttu, et meid nagu, et kogu aeg peab võistlema, kes on parem, kes on esimene, kes on teine, kes on kolmas, käib mingisugune edekabelite joonistamine, on ju, kes on ägedam. Et aga tegelikult lihtsalt baseerub mingisugusele subjektiivsele arvamusele, eks ole, et ja arvamusi on ju täpselt nii palju, kui on inimesi. Et kuidas me üldse saame baseeruda mingisugustki väärtust või uskuvust puhtalt subjektile? Ei saa ju. Võime proovida, aga siis siin käibki mingi suur kõvatamine, et kes on ägedam ja kes on nõmedam ja kes mingisugune edekabelid ja jabelid. Tore on vaadata seda trilla-trullat seal, aga ma ei tea, sõda ei meeldi kellelegi vist vaadata ja seda, et kuskil keegi jälle pantvangi võeti, et ega see asi oma olemuses ongi sündinud sellest vastandumisest ja võistlemisest, mis meil siin kogu aeg on. Nii et lõpetaks äkki ära selle võistlemise ja näeks iga inimese väärtuslikkust, iga inimese olendi olulisust, maa olulisust, kõike see, mis meie ümber on, see kõik on väga-väga oluline meile ja ei ole üksteisest kuidagi parem või halvem. Igaühel on mingisugune roll siin mängida. Ja tegelikult me tahame kõik täpselt neid samu asju. Me tahame olla vabad, kasutada oma vaba tahet, elada oma elu nii, nagu me seda soovime. Me tahame olla nähtud, et meid nähakse, meiega arvestatakse, meid kuulatakse. Meie arvamust võetakse arvesse juba väga väikesest east alates. Ei ole nii, et saad täiskasvanuks, siis me kuulame su arvamust. Ei! Juba väga väiksest lapsest peale tuleb kuulata, mis tal on öelda. See on väga oluline. Me lõpetaks ära alavääristamise. Sest ka laps tunneb alaväärikuse tunnet, kui teda kogu aeg maha tehakse, et justkui ta on kuidagi vähem. Ei ole. Ta on palju rohkem mõnes mõttes isegi, kui võtta arvesse, et nad on ju meie tulevik. Meie kasvatame oma laste tulevikku. Meie maa tulevikku meie laste näol. Me tahame olla olulised ja armastatud ja aktsepteeritud. Aktsepteeritud, võetud vastu sellised, nagu me oleme. Ükskõik millised me siis oleme sellel hetkel, eks ole. Et oleks vähem sellist hinnangute ladumist mingisuguste muutuvate kriteeriumite põhjal. Sest ainuke asi, mis siin maailmas on kindel, on see, et kõik muutub. Ja selle lootuskiire sees, et kõik muutub, ma tahakski tõmmata nüüd joone alla siia tänasele teadvuse avardamise minutitele, et minu sees elab ka usk ja lootus, et see maailm, mis tegelikult peegeldab meile tagasi sama vägivalda, mis meie enda kodudes on ja meie enda sees tegelikult on, see on meie esimene kodu, hinge kodu, meie keha. Me ükskord õpime ennast paremini hoidma, väärtustama, armastama, saame aru, et kõik, mis toimub siin, me näeme väljaspool ennast. Et kui sa ei luba endal puhata, siis kui keha tahab puhata,
siis sa jääd haigeks. Ja kui sa ei kuula seda, mida su sisetunne ütleb, ta tahab teha, millist suunda elus valida, tööd või kaaslast või keda iganes, siis me muutumegi vägivaldseks iseenda vastu, sest me surume kogu aeg alla midagi, onju. ei, näed, see ütles seal, et mul on vaja nii teha. Mitte keegi teine ei tea, mis sinul on vaja teha, nii et tule tagasi iseendasse. Tule tagasi iseendasse, hoia ennast ise, väärtusta ennast ise, õpi ennast kuulama, aktsepteerima. Ja siis saab ka maailm sulle seda vastu peegeldada. Et ma loodan, et see episood inspireeris sind. Lõpetame ära selle koopa inimese elu, eks ole. Ei ole vaja siin käia ringi ja taguda rinda, et keegi on kõvem kui teine. Et me kõik mahume siia rahulikult ära. Aga ainult siis, kui me elame austavalt. Ja see hakkab kõik meie enda seest pihta. Nii et väikas eestlane, võta oma vägi tagasi ja õpi enda eest hoolitsema, armastama ja lõpeta vägivald iseenda suunal. Ja siis sa näed ka, et see kaob siit maailmast ära ja rahu tuleb nii sinu sisse kui meie kõigi ümber ka. Nii et imelist nädalat sulle. Ole hoitud.